Eesti HIV-positiivsete võrgustik on tõsises mures tuleviku pärast, sest Eesti riskirühmades on HIV-iga nakatumine tõusuteel. Meestega vahekorras olevate meeste hulgas on HIV-positiivsed juba 10% ning riigil ei ole plaani, kuidas teemaga tegeleda. See tähendab, et see infektsioon kogu aeg arv nakatunud inimeste arv kogu aeg tõuseb ja tõuseb. Ja kahjuks praegu me ei oska seda peatada. Kuid Euroopas ja maailmas on palju innovatiivseid meetodeid. Võrgustik on pöördunud ka Sotsiaalministeeriumi poole, kutsudes riigijuhte välja töötama uut AIDS-strateegiat aastateks 2026–2030, mis põhineks selgel juhtimisel, rahastamisel ja seirel. Mõned meetodid, mida Euroopas siia soovitakse laiendada, on enesetestide lubamine, kokkupuute eelse profülaktilise tableti kättesaadavuse lihtsustamine ning innovatiivne ravi, millega piisaks viirusega nakatunud inimesel ühest süstist 2 kuu jooksul ning nad ei peaks igapäevaselt tablette võtma. Eestis on kõik need probleemid on seotud rahastamisega. Väga väike eelarve ja koondab. HIV-positiivsete võrgustiku vabatahtlik Marko on HIV-iga elanud juba 23 aastat. Ta oli vaid 16-aastane, kui ta naisega vahekorras olles viirusega nakatus. Tema sõnul levib endiselt palju valeinfot, mis tõttu ka tema alguses ravile minna ei julgenud. Nüüd pühendab ta oma elu sellele, et teisi julgustada. Kui ma olin 15 aasta vana, ma lugesin seda raamatut, venekeelne raamat. Seal kirjutati, et HIV üldse ei ole ja inimesed surevad ARV-teraapia pärast. Ja ma 3 aastat, kui ma sain teadsin oma diagnoosi, ma üldse mõtlesin, et elan nagu alati. Pärast tutvusin arstiga ja arst ütles, et kui sa tahad elus jääda, siis pead minna infektsionisti juurde ja tarvitada. Marko on juba aastaid ARV ravi peal ning elab normaalset elu. Seejuures elab ta naisega, kes ei ole HIV-i nakatunud, sest järjepidev ravi tähendab ka seda, et seksuaalkontaktiga ei ole võimalik teist inimest nakatada. Siiski on stigmasid ühiskonnas veel palju. Üks näide meie kogemuselt. Meil on üks vana paar. Vana mees ja vana naine, üle 80 aastat vana. Ja need mõlemad on HIV-positiivsed. Ja kui praegu need vajavad hooldekoju panemist, siis neid ei võta vastu. HIV levib seksuaalsel teel või otsese verekontakti kaudu ning seda pole võimalik saada igapäevasest kontaktist.